Meie koolis on siis 2 suunda, on startup pragmaatiline ja kunstkultuurmeedia suund. Startup pragmaatilises suunas on meil siis näiteks startupi tund, riigikaitse ja multimeedia ja siis on veel palju erinevaid teisi aineid. Kunstkultuurmeedia suunal on meil hästi palju tunde kunsti erineva stiilidega, siis meil on veel lisaks animatsioon ja disain ja veel hästi palju erinevaid aineid. Õpetajad on meil hästi abivalmid ja nad tulevad meelsasti sulle vastu, kui sul on mõne tööga lisaaega vaja. Minul isiklikult tekib tavaliselt hästi palju stressi kooli pärast, aga siin koolis ei ole mul seda olnud lihtsalt sellepärast, et õpetajad on hästi paindlikud ja nende eesmärk ei ole mitte, et tööd oleks õigel ajal esitatud, vaid rohkem see, et õpilased selle ära teeksid. Meil on 2 korda aastas siis valikainete nädal, üks on siis sügisel, teine kevadel ja meil on umbes 6 valikainet ja meil on samuti ka aastaringselt 3 valikainet, siis laulukoor, draamaõpetus ja rahvatants. Valikaine nädal toimub siis niimoodi, et õpilane valib endale ise huvitava aine ja siis ta õpib seda terve nädal. Kunstkultuurmeedia suunal on ka iga aasta kevadel kunstipraktika, kus siis terve nädal nad käivad linna peal ringi erinevates kohtades ja joonistavad siis ümbrust ja peale seda nad saavad siis selle eest ka hinde. Startup pragmaatilises suunas on riigikaitse olulisel kohal. Meil toimuvad erinevad riigikaitselaagrid ja väljasõidud meie vabast ajast. Üheteistkümnendas 12. klassis siis riigikaitsele õpetanud õpilased saavad Eesti Vabariigi aktusel kätte aumärgid ja tunnistuse. Meie koolil on au osaleda igal laulu- ja tantsupeol, mis tähendab, et see on üks meie kooli traditsioonidest. Minu nimi on Reijo Väljak ja olen 10. klassi lennujuht. Ma arvan, et Pelgulinna gümnaasiumi eripära on see, et me tahame, et õpilane oleks iseseisev mõtleja. Ja iseseisev mõtlejaks saab õpilane läbi selle, et me anname neile võimaluse otsustada ja ise ka vastutada. Sest halvim, mida saab teismelise jaoks teha, on teda õpetada. Sest seda üritavad alati õpetada kõik täiskasvanud, ka kõik vanemad ja üldse temast vanemad inimesed, aga oluline just on teismelise jaoks see, et ta saaks teha vigu, eksida ja siis ise, kui meie õpetajatele suuname teda ise siis vastama, et mida ta teeks järgmine kord selles olukorras teistmoodi, et siis õpilane õpib.